Tere, head kuulajad saalis, head kolleegid siinpool ja teisel pool ekraane. Minu nimi on Tambet Kikas, üritan siis konsortsiumi nimel anda kiire ülevaate, sõna otseses mõttes kiire ülevaate. Et palun ette vabandust, kui ma hakkan hästi kiiresti slaide vahetama ja veel kiiremini rääkima, kui ma juba räägin, sest informatsiooni, mida selle ajaga läbi käia, on päris palju. Mult 2 projekti eesmärgid laiemalt võiks võtta 2 punkti alla kokku. Üks on tänase olemasoleva mullastikukaardi täiesti masinloetavaks muutmine. Ja teine suurem eesmärk on luua kogu sellele parandatud süsteemile täiesti uus andmehaldusloogika, mis ei ole siis enam vektorpõhine, vaid on rasterandmestik ja hellitavalt võiks selle asja nimi olla siis andmekuup. Natukene väike põige tagasi ka, et kui hea moderaator oma esimeses sissejuhatuses ütles ka juba selle välja, et Eestis on mullastiku info kasutamine integreeritud igapäevaellu väga mitmetes valdkondades, alates seadusega kehtestavatest piirangutest, majandusotsustest, planeerimisotsustest ja nii edasi, et siis on ka täiesti iseenesestmõistetav, et see andmestik, mida on koostatud omal ajal rohkem kui 30 aasta jooksul väga erinevates mõõtkavades, seda on generaliseeritud, seda on kogutud erinevate metoodikatega ja nii edasi, siis kaasnevad paratamatult sellega vead. Ja see ei ole üldsegi mitte etteheide omalaegsetele kaardi koostajatele, vastupidi, see on väga sügav kummardus nende poole, et omaaegsete vahenditega on sellise täpsusega andmestik üleüldse koondatud, sest see kaart on unikaalne. Nüüd töö juurde, et esimene osa puudutab siis inimkeeli öeldus siis tabelandmeid, ehk siis iga mullastiku areaali kohta, mida me kaardil näeme, on siis tabelandmestik. Kõik, kes seda on üritanud kasutada, teavad, et see ei ole väga lõbus tegevus. Et siit ka see masinloetavuse asi, et need andmed ise ongi väga raskesti kasutatavad, nad sisaldavad vigu, nagu öeldud, nendel vigadel on väga palju erinevaid põhjuseid ja selle töörühma siis üks esimesi väljakutseid ongi nende vigade ülesleidmine, süstematiseerimine ja parandamine nii palju automaatselt kui vähegi võimalik ja selle kohta siis kolleegid Maaülikoolist ja Tartu Ülikoolist on teinud ka vastava õpetusmudeli ja arvutiprogrammi, mis loodetavasti väga suure osaga nendest hakkama saab, aga mitte päris kõiki ei saa automaatselt parandada, loomulikult tuleb ka teha käsitööd ja nii edasi. Ja sama siis parand lisaks siis mulla enda šifrile tuleb ette võtta ka, mis puudutab teisi näitajaid, nii et tööd õnneks või kahjuks on selles vallas veel küll ja küll. Nüüd asukoha täpsuse probleemid ei hakka siin pikemalt peatuma, jällegi kes on kasutanud, nad teavad, jällegi ei ole etteheide kaardi koostajatele, lihtsalt omal ajal ei olnudki võimalik sageli täpsemalt ruumilist infot kaardile kanda, seda tehti ju käsitsi tasapinnaliselt ja tuletan ka meelde, et aastatel 54–80 oli enamus kaarte ja nende täpsus moonutatud teadlikult ja sellest tulenevalt siis mitmed ebatäpsused olid ka ette sisse kirjutatud. Aga siiski tegin kiiresti paar varjumudelit kõrgusandmetest ja siin paar head näidet, kus näiteks siirdesoo õhuke muld istub väga ilusti reliefis sinna auku, kus ta peab olema täitsa meetri täpsusega ja samas kohe natukene eemal on siis sügav siirdesoo muld, tema piir on looduses tegelikult varjumudelilt tuleb väga ilusti välja, et ta on nihkes peaaegu 30 meetrit. Ja kui me läheme Haanjamaal veel edasi ja vaatame täiesti suvalist kohta muuseas, lihtsalt võtsin kaardi ja siis on näha just nimelt varjumudelil, kuidas teatud piirid ikkagi päris arvestatavalt võiksid olla teises kohas, mingisugused areaalid peaksid olema hoopis kaheosalised ja nii edasi, nii et ühesõnaga need on need väljakutsed, millega see projekt ka edaspidi peab tegelema.
Mis on meie töövahendid? Töövahendid loomulikult on jätkuvalt välitööd, kõige olulisem osa just nimelt nende õpetusmudelite parandamiseks. Parempoolses ekraani osas te näete ühte näidis transekti, mis puudutab erodeeritud muldi, kus siis läheb üle nõlva, läheb transekti osa ja üle siis akumulatsioonialade ehk üle telluviaalala piiride ja kindlasti alati on transektide valikud tehtud niimoodi, et nad läheks kaugemale. Et just nimelt välistada seda, et need piirid võivad olla mingil põhjusel nihkes, et saada pilt sondeerimise käigus kogu sellest spektrist. Ja proove oleme siis selle lühikese aja jooksul võtnud päris arvestataval hulgal, nagu te lugeda saate ja veel täna hommikul üks osa meie välistiimist vahetult enne, kui ma siia saali tulin, saatis mulle järgmise portsu, et kanna sisse, ehk need punased mummud, mida te seal kaardi peal veel näete, siis osa nendest on juba tänaseks rohelised. Ehk siis töö käib. Lisaks oleme katsetanud gammakiirguse mõõtmisel põhinevat soil optiksi skännerit. Nende tulemuste kasutamine ülepinnaliselt on veel vajab veidikene täpsustamist ja seetõttu pikemalt sellel hetkel ei peata. Mudelite loomiseks on väga suur abi loomulikult kaugseirest, droonidest ja satelliitpõhidest infost. Maaülikooli töögrupp eelkõige on selle osaga tegelenud ja nendel on mitmeid ka edasiminekuid, mis puudutab just nende andmete liitmise tulemusel sellist mittetaimestunud alade kaardistamise osas. Tuletan meelde, kohe järgmise pildi juures jõuame selleni, et mullastikukaart sisaldab palju auke, osad augud on augud päriselt selles kontekstis, et seal on kas veekogud või mingid muud objektid, mis ei peagi mullastiku infot sisaldama. Siis all kaardi vasakus osas te näete ka rannajoone osa, et ehk siis mullastikukaart perioodil, kui ta tehti, siis rannajoon on muutunud, see on veel täitmata osa ja vaat nüüd just kui saab tagasi minna, vaat siis selle Maaülikooli mudeliga on võimalik neid rannaalasid täitma hakata eeldusel, et seal vaba ala on. Siis sisaldab mullakaart veel igasuguseid toredaid auke. Auke selles mõttes, et seal peaks mullastiku info olema. Jällegi drooniseirest on abi ja loomulikult ajaloolistest kaartidest siin ülemisel näitel on näha, et keset maaparandusobjekti on äkki on väike ala, mingi hektar natuke peale, kus ei ole mullastiku infot küljes, aga miks seal auk on, näitab 50. aastate ortofoto, et seal oli vahetult tehtud just maaparandus, seal oli kivihunnik, see kivihunnik on tänaseks kadunud ja kui nüüd masinaõpet rakendada, siis sellised alad saab rahulikult liita ümbritseva mullastiku areaali külge, sellega saab hästi. Samamoodi alumisel joonisel on näha kinni kasvavad väiksemad veekogud, jällegi tõenäoliselt kaugseire abil, NDVI indeksid ja nii edasi saab kasutada. Siis üks hästi vahva, mulle endale väga meeldis, ma pidin selle sisse panema, on laiuse voor, kus nagu näete on auk ja see on nagu Šveitsi juust auke täis. Ja mis seal on, see nähtus nimi on söllid, ehk siis tegemist on põhimõtteliselt termokarstiga, kus omaaegsed jääpangad olid mattunud, vajusid kokku ja miks ta on oluline ja masinõppega väga raskesti leitav ja ka ära defineeritav on see, et nad on väga väikesed. Nad on 0,1 hektarit ja nii aga nad võivad olla väga sügavad. Ehk kuni 20 meetrit võib olla selle augukese sügavus ja see on täitunud orgaanilise settega, ehk siis seda liita ümbritseva alaga, nagu eelmises näites juttu oli, ei tohiks mitte. Järgmine väljakutse oli linnamullad. Augud mullastikukaardis, eesmärk on siis nad täita, anda sellele mingisugunegi väärtus. Esialgne mõte siin Tartu näitel katsetasime ETAK-it, ehk siis Eesti topograafilise andmekogu väljavõtet, kuid jõudsime üsna ruttu arusaamisele, et see tegelikult suures vaates ei tööta, et kui nüüd Helmest oli ennem juttu ökosüsteemi kaardistamise linnaliste alade juures, et kui võtta terve Eesti ette, siis seal tekib selline kakofoonia, et seda põhimõtteliselt kasutada ei ole mõistlik. Küll aga siis töögrupi tööna ka üks natukene suurem ja ajaloolisem moment, et pakume välja mullastikusüsteemile 2 uut tähist. U ehk tuletisena juba ettevaatavalt rahvusvahelisse klassi ka on urban ehk siis linnamullad.
ja seal siis 2 alamklassi on siis rohealad pargid, UR ja US siis poolrohealad, segaalad ja see kõik tugineb siis kaugseirele ja just nimelt NDVI indeksile. Ja lisaks siis C-ala ehk siis covered ehk siis täiesti kaetud linnamullad, et süstematiseerida ära ka siis kuidagi ka meie linnasüsteemid. Edasi, üks suurem fookus, turvasmullad, orgaaniline süsinik ja kõik sellega kaasnev, selge ja ka kõige suuremate muutustega mullad tõenäoliselt. Loomulikult vana süsteemi kaardistuse järgi on natuke üle 30% Eesti territooriumist siis peaks olema turvas või turvastunud muldadega kaetud, aga me kõik teame, et Eesti on suuresti ka kuivendatud, kuivenduse tulemusena turvas laguneb kiiresti ja mineraliseerub ja see võib olla päris kiire. Jälle tulles transektide juurde tagasi, just valikud lähtuvad sellest, et kui turvas nüüd laguneb, siis kus ta laguneb, millistel tingimustel kiiremini ja millisel aeglasemalt. Ja siia juurde ma ei pannud ühte slaidi, vabandan töögrupi ees, mis puudutab siis kaugseire andmetest graavituse kihi loomist, mis on abiks just nimelt siin juures, kus Eesti topograafiline andmekogu seda graavituste infot ei sisalda, küll aga tegelikult kaugseire andmetest me näeme, et need madalad kraavid on ja nad mõjutavad kõik seda mullatekke protsessi. Ja siin on üks lihtsalt näide, et kui suur võib olla samal mullaareaalil erinevus, kui me räägime põllumaast ja metsast, sama mullaareaal ja turba lagunemine, vaadake, kaardistamise hetkel oli see kuni 90 sentimeetrit, tänaseks on jäänud järgi 28-30 ja metsas 60 sentimeetrit. Ja lisaks orgaaniline süsinik, mida me mõõdame siis laboratoorselt, toetab ka seda infot, et väga suur osa meie turvasmuldadest ei ole kaugeltki enam turbad, sest et orgaanilise süsiniku sisaldus on tunduvalt väiksem alla piiri. Siis muldade riskimaatriksi loomine, väga oluline osa kogu selles protsessis ja inimtegevuse mõju on siin määrav. Erodeeritud ja delluviaalmullad, kolleeg Priit Penu väga ilmekas pilt ja mul tekkis hirmus kiusatus võrrelda seda kohe ka meie erosioonimudeliga. Ja kui vaadata nüüd seal paremal poolsel osal erosioonimudelit ja see ümarik ring siis kujutab seda alafotol, siis tundub, et see mudel töötab ja suheldes siis ka töögrupi sees, siis tõenäoliselt nende erodeeritud muldade eristamiseks tulebki minna tõenäoliselt modelleerimise teed ja metoodikad selleks on olemas ja tundub, et toimib ka. See maru kalla-aerofoto pärineb Raudna jõe Oru-Nõlvalt kohe Viljandi lennuvälja alt ja on väga hästi näha ka siin, kuidas pildil olev ala ilusti korreleerub mudeliga, nii et sellel on perspektiivi küll parandamiseks. Välitööd jätkuvad, kompleksprofiilid, tõsine töö, kolleeg Mart Laugis oli siin, kes kurja vaeva on näinud nendega ja ilmselt neab mind maapõhja veel aastaid, sest tema on pidanud kõiki neid torkeid tegema ja kogu seda maastikku läbima, nii et see ei ole kerge töö, uskuge. Ja ka need andmed on siis üliväärtuslikud selleks, et neid piire ära tunnetada, et kuidas nad looduses tegelikult siis kas muutuvad või siis mitte. Nüüd Liis Sipelgas ennem rääkis kaugseirest, siin on tegelikult Liisi eelmisest elust nii-öelda teadustöö põhiselt see on siis alus lammialade kaardistamiseks just nimelt, et kätte saada üleujutusalad, nende regulaarsus ja sinna kui juurde panna siis lidar detailne kõrgusmõõdistus, siis me saame teha parandeid üleujutatavale muldadele, nii et selles mõttes jällegi näide sellest, kuidas tegelikult satelliitkaugseire töötab igapäevaelus ka päris hästi ja on vägagi kasutatav. Loomulikult alati tuleb seda võtta
mööndustega ja mõelda nende täpsusastmete peale. Lõimised. Punktikesed kaardil siis näitavad lõimiseproovide kogumise asukohta, see on selle aasta ring, tõenäoliselt tuleb neid võtta veel. Lõimiste kaardistamise või siis ütleme, et proovide võtmise mõte on selles, et võrrelda Eesti ja rahvusvahelise mullasüsteemi lõimiste jaotust, selleks, et teha tõlkemaatrikseid, mis on olnud ka selle töö üks lõppeesmärkidest. Kindlasti Jaaro laboratooriumis neid määrati ja tulemused on siin. Ja tulemusi siis on kasutatud juba selle sama VRB-süsteemi konverteerimise jaoks. Ma arvan, et see täpsustamine veel toimub edasi, see on üks väljavõte, väga väike väljavõte ainult sellest kogu kirjeldustabelist, see üleminek Eesti süsteemilt VRB-süsteemi ei ole sugugi lihtne, sellepärast et mullastiku kirjeldused on väga erinevad, nagu siin ka kirjas, et kogu 32 grupist on põhimõtteliselt ainult pooled nagu enam-vähem viisakalt kohe üle viidavad ja kõikide muudega on probleeme rohkem. Aga kuna siin on nagu päris mullateadlased ka saalis, siis ma igaks juhuks rohkem ei räägi. Et see on sügavalt nende valdkond. Nüüd kõige probleemsemad loomulikult nende üleminekute juures, nagu ma alguses ütlesin, ongi turvasmullad ise, näivleetunud mullad ja kleimullad, kus siis neid muudatusi või tähendab süsteemseid erinevusi on kõige rohkem. Nüüd siis see lõppfinaal, kuhu me võiksime siis ka välja jõuda, on siis selle uue andmesüsteemi loomine ja siin koostöös tellijaga kindlasti tulebki see kokku leppida, mis sellest kõigest edasi saab, kuidas saab ja nii edasi. Esimene asi, mida ma tahaksin maha võtta selle hirmu, et tänane kõigile teada tuntud ja kasutatav vektorkaart ei kao mitte kuskile. Et see on ja jääb. Pigem on see, et tänane vektorkaart ka tõlgitakse siia andmekuupi. Kui tänane vektorkaart, mida me näeme tasapinnaliselt, siis põhimõtteliselt need tegelikult atribuudi kirjad annavad meile võimaluse keerata see ka ruumiliseks ehk kihiliseks ja selle võimaluse annabki see sama andmekuup, kus rasterkihtidena on siis kirjeldatud kogu see teadmine, mis meil antud koha kohta on ja vähe sellest me saame sinna ehitada juurde kiiresti muutuvaid andmemudeleid, olgu selleks näiteks orgaanilise süsiniku andmestik või fosfor või kaalium või mõni muu element, mida seire käigus meil andmed kogunevad, me saame automaatselt mudelite kaupa seda iga-aastaselt näiteks üle arvutada, andmekiht uueneb ja on kohe kasutatav järgnevatele mudelitele ja sisenditele ka seda, mida eelnevad ettekandjad siin rääkisid, et ka see Baltec, ta kasutab kindlasti mullaandmeid, kasutavad väetamissoovituste mullaandmeid põllumehed igapäevaselt, nii et mida täpsemaks me selle informatsiooni saame, mida rohkem ta masinloetav on, seda parem kõigile. Sain hakkama. Tänan. Aitäh, Tambet! Aitäh! Väike kingitus ja töörühma liikmete nimel annan sulle siis teada, et vabandus on võetud vastu, on registreeritud ja võetud menetlusse. Tänan. Et menetluse tulemus selgub hiljem. Aga mõned küsimused ka. Kas praeguseks on juba võimalik ligikaudselt arvata, kui suur osa kuivendatud turvasmuldadest on võrreldes algse kaardistuse ajaga mineraliseerunud? Natuke vara veel. Need andmed me kindlasti avaldame üsna varsti, veel ei ütle numbreid. Aga väga suur protsent, nagu sealt graafikust ka välja tuli, siis nii sondeerimise andmed kui orgaanilise süsiniku mõõtmise andmed näitavad, et need muutused eriti väga õhukestel ja õhukestel turvasmuldadel on olnud väga kiire. Ja siis võib-olla kommentaari vormis veel seoses kuivenduse aastakümnete pikkuse mõjule ja turbamuldade mõju kasvule maakasutuse suunamisel on vähemalt turbamuldade osas karjuv vajadus lausaliste välitööde järele. See tähendab, me teeme maaomanikele põhjendamatuid kitsendusi turbamuldadest lähtuvalt kohtades, kus neid enam ei ole. Täiesti nõus. Ja
ahah, sellega oled nõus ja ka viimane asi, et kohe saame teada, kas sa sellega oled nõus või ei ole. Tambet, täna tudengeid ka välitöödesse panustamise eest. Tänan. Tõsi, lisaks meie oma töötajatele olid kambas ka Maaülikooli tudengid ja nad on seda siiani ja seal samas Läänemaale tõenäoliselt nad lähevad veel selle aasta jooksul. Tõsi. On minek. On minek. Tambet, aitäh! Tänan! Suur tänu!